Krasnodarka küla Krimmi poolsaare sisemaal. Mitme rahva küla, ka eestlaste küla. Esimesed Eesti väljarändajad jõudsid Krimmi 1861. aastal. Krasnodarka, tollase nimega Konšisavva, asutasid nad paar aastat hiljem. Nüüdseks peamiselt venekeelses külas on veel paar vanemat inimest, kes kohtudes omavahel eesti keelt räägivad ja paarkümmend last, kellele meeldib eestikeelseid laule laulda. 2008. aasta augusti lõpp. Krasnodarkast paari kilomeetri kaugusel asuvas Aleksandrovka keskkoolis on esimesi päevi ametis järjekorras 6. Eestist tulnud õpetaja Tiina Rekand. On Krasnodarka küla asutamise 145. aastapäev ja sel puhul on külla tulnud suurem hulk kodueestlasi. Kohalike ja kodueestlaste kohtumispaigaks on Eesti Tare. Õhtul on tulemas pidu ja see nõuab sättimist. Так что концерт с танцами начинается сейчас. Pidu on peetud, kodueestlased koju läinud. Tiina võtab ette esimese suure töö, Eesti Tare kuivkäimla remondi. Vaja on kõpitseda istumisalust ja saada uks hingedele. Väga ilus. Käib. Tööle sain. No, peaaegu. Krasnodarkal on oma hümn, mille sõnad mõtles välja Eestist tulnud vabatahtlik Kristi. Kui käimla on remonditud, istub Tiina küla hümni kuulama ja selle sõnu õppima. Eesti Tare kõrval on teine Krasnodarka eestluse kants Rita Kadilkina maja. Rita on kohaliku Eesti seltsi esinaine. Koos külakarjusest poja Sergeiga peavad nad 2 lehma, lambaid
ja muid loomakesi. Lambad on saanud nimed Eestist tulnud õpetajate järgi. Tiina nimelist lammast veel ei ole. Смотри, Мартин, не бойся. То ты попадаешь в камеру, Марк. Пошли. Ну не бойся, не бойся. On õhtuse lüpsi aeg. Piim annab olulise osa sissetulekust. Tiina kohtub esimest korda Aleksandrovka kooli direktori Irina Supruniga. Proua Suprun soovitab lastega rangem olla. Мне бы хотелось, конечно, чтобы построже с детками. Построже в каком плане? Не все же хотят учиться. Вот не все понимают, что нужно учиться. Поэтому нужно мотивировать. Мотивировать обязательно, чтобы ребенок понимал, для чего. Второе, поддерживать не только оценкой, да, и кнутом, и пряником есть такая поговорка. Больше. Да, объяснить, показать, для чего это нужно. И обязательно мне бы хотелось тоже, чтобы дети и с вашей стороны понимали, что и эстонский хорошо, и русский хорошо, и украинский хорошо, и крымско-татарский хорошо. Иностранный очень важно. Вот дети на сегодняшний момент, так вот в деревне у нас не очень понимают, что важен иностранный язык. А когда вы знаете, в каком времени этот уроки будет? Когда я узнаю, когда будет расписание. Пока у нас будет временное расписание до 5 сентября временное, но оно везде временное, пока проходят тарификации. А с 5 сентября уже будет постоянное расписание. Занятия, уроки начинаются в 8:30. Автобус из Краснодарки идет в 8:10, 8:15, вот так. 8:10, 8:15. Ребята вам расскажут, где остановки. Но у меня есть велосипед, тогда я хочу... Пожалуйста. Велосипед можно оставить и на пороге, ничего страшного, он никуда не денется. Дети у нас и приезжают велосипедами. Eelkäijad on jätnud Tiinale päranduseks jalgratta. Sellega jõuab kodust kooli 10 minutiga. Täna nõuab ratas remonti. Pedaalid on lahti tulnud. Rita on vihmasel päeval võtnud ette Krasnodarka Eesti seltsi liikmemaksu võlgnike väljaselgitamise. Küsivad, kui palju ma olen võlga, kui palju võlga. Ma nüüd kirjutan üles neid. Meil on see maks 2 grivnat kuus. Meie seltsi maks. Näed, on praegu juba üle poole aasta, juba 8 kuud möödas, ainult 8 inimest on makst lõpuni aasta ära. Ja siis siin 1, 2, 3, 4 ja 4 inimest on makstud, kes on pool aastat, kes on kuda. See on, aga neid on 30 on selles kirjas. Ja on mineva aastast veel võlga. Ja nüüd täna juba küsivad, meil tuli see humanitaarabi sellest Tartust. Seal on uued need futbolkad ja särgid ja mütsid. Ja ma ütlesin, et ma annan ainult nendele, kes võtab külalisi vasta ja kes maksab maksu. Aga mis me teistele hakkame jautama, kui nad ei taha hoopis võtta seda osagi selles. On niimoodi õieti. Ei tea, mis nendega teha. Kõik peenraha niisugune. Paneme selle siis.
nüüd nad on. Tere! Värk ja lehed. Меня снимают. Värk. Tiinal on vaja tahvli pühkimiseks lappi. Kuidas seda küsida? Abi saab sõnaraamatust. Lapp. Lusta saab latta. Trapka. Trapka. Vot seda on hea meelde latta, ma ei tea, kas õiget tähendab. Trapka tatoska. Hea küll, proovime. Võtan kaasa igaks juhuks. Классы мне надо, это тряпка для доска. А для доски это, я не знаю, на доску надо тряпка у тебя. Что-нибудь для выбирать. Ну, видишь, обычно все знают, чем вытирать. Или берут губку, покупают вот такие губочки. Или что, или же тряпочку. Я могу дать сейчас вам такую тряпочку, это самое, чтобы пока на первый случай, да? Это хорошо. Сейчас принесу, да. А вы вот эти вот бумажки, которые там все собрали, Я да? выкинула, Это спалила ненужное всё. оно? Да. Ненужное, да? Я все попалила. Вы же вчера сказали, что не нужно. Я все убрала. kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvad ümber, nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teiste elud segi läinud, kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igalühel oma asjad, ajad on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma lähen paaluga kaasa. Mu inimesed, mille rahvas mu seltskond. Mu inimesed siis on kõik igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed minu inspiratsioon. Mu inimesed üksteised käsud. Mu inimesed minu elu on vastus. Nagu omad inimesed ja kõik, mis neil on neile püüle. Kui süda on suur, siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võib-olla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid. Kõik on uus septembrikuus. Selline ütlemine on meil eesti keeles. Nii soovingi kõigile õpilastele uut indu teadmiste kogumisel ning õpetajatele jaksu oma tarkusi edasi anda. Head kooliaastat! No ikka, ei ole tarviski tea mis. Noh, Ja, täpselt. On viimane aeg panna kokku tervituse tekst 1. septembri aktuseks. Kes muu kui Rita aitab selle vene keelde panna. no ütle veel. Kõik on uus septembrikuus. Все новое. Сентябрь. Новая. Новое. Сентябрь. Сентябрь. Вот. Сентябрь. Это такая поговорка по-эстонски. Поговорка, jah. Nii soovingi kõigile õpilastele uut indu teadmiste kogumisel ning õpetajatele jaksu oma tarkusi edasi anda. Желаю. Milline Ja. Ütle veel eesti keel. Nii soovingi kõigile õpilastele uut indu teadmiste kogumisel. Желаю всем Всем. счастливого учебного года. Счастливого учебного года. Niimoodi. Hea küll. Esimese septembri hommik. Krasnodarka lapsed sõidavad Aleksandrovkasse kooli liinibussiga. See on alati väga täis, aga kunagi ei jäeta kedagi maha.
Должен как я. Микрофон и каких-то несколько слов скажете, да, что? Ну, помнишь, да, что мы договорились? Школа, равняйсь, смирно. Товарищ директор, разрешите торжественную линейку, посвященную празднику знаний, начать. Линейку, посвященную празднику знаний, начать разрешаю. Равнение на государственные флаги Украины и Автономной Республики Крым. Доброе утро, многоголосая страна Школяндия. Доброе утро! Соскучились? Да! Я прошу подойти сюда учителя-миссионера из Эстонии Тину Рекорд. Это учитель эстонского языка. Kõik on uus septembrikuus. Все новое в сентябре. Это такая поговорка на эстонском языке. Так я желаю всем ученикам хорошей и отличной учебной, а учителям силы и энергии. Счастливого учебного года. Head kooliaastat! Спасибо. Спасибо. И вам тоже успехов. Здесь оставаться. Õhtul jagavad Rita ja Tiina Eesti Tares humanitaarabi. Futbolkad ja furaškad saavad endale kõik küla Eesti juurtega inimesed, ka seltsi maksuvõlgnikud. Rita oskab küll kurja nägu teha, aga tal on hea süda. Need on võlad ja on kiri. Kirjutavad alla või. Need on võldased. Кто с деньгами? Кто платит? Никто. Никто. Так, начинаем. Белоног Елена. Так, такой тебе футболку? Или такой? Получай такой. Кто хочет такой? Подождите, по очереди, расписывайся сразу тут. Список там, кто сколько должен, люди. Одинакового размера, да? Есть белые, еще 3 штуки белых есть. О, давайте мне одну. Ну вот тебе дали. Я думала шапки. А вот одна белая. Давай я ее возьму, Сашкина. И вот тут. Я не вижу, Маргарита. Не стесняйся. Teisipäeval puhkan veel, kolmapäeval söön pead, neljapäeval nahkan veel, kuni jõuab kätte pühapäev. Reedel jalgu külgutan, lapsed meedid mõlgutan, kuni jõuab kätte pühapäev. tema pojad, no ja nad olid ju ka selles seltsis, aga ei maksa seltsiraha ja saivad endaga, poissi käi tundis, aga kui kuskile on tarvis sõita, siis poiss on esimene ja ta ütleb, et mina ei võta, sa tundisi käi. Ja kuskile sõitu sa ei lähe. Ja ema sai tegedaks ja siia ka on olnud. See on õde, 3 õde Rasilda,
Liidira, Silda ja Meeri, kõik on surnud. Need on minu, kuida öelda, trajuurad neid. Põlvkond. Jah, meie sugulased. Valentin Salzburg, Alli Peek, need on päris eestlased. Puhtad eestlased. Puhtad eestlased. Jah. See ka puhas eestlane, see ka suri ära juba mine vastu meil suri palju. See ka eestlane, kõik on eestlased. Puhtad eestlased, see ka mine vastu suri ära. See on juuli siin samas, no see poeg suri ära mine vastu. Täna vastu selles märtsis. Krasnodarkast paarikümne kilomeetri kaugusel on Pervomaiski küla, mis samuti eestlaste asutatud. Siin elab Rita vennanaine Inter-Rita. Ja babuška tuppa. Ta näitab vanasi piltisi, jah? See piibli. See on piibel? Piibel. Ahaa, seda piibelt loeti, meiegi kuulasime. Praegu ma vaatan sulle. Praegu loen. Ja kallis püha vaim, sina tead, mis me meile mõtleme ja igatseme. Me ei mõtle seda mitte õieti selgesti ütelda, nende kui kohus on. Kui vaesed on meie palved, kui lapsulikud rumalad võivad meil sõnad isa ees olla. Aga me ei karda seepärast ega jätta mitte palved tegemata. Sina püha vaim, kes meid õpetad ohkama ja appi ära hüüdma, võta sa ise meie palved oma kätte ja õenda nii, et teenid ausaks ja ilusaks, et me kõlbaks Jumala ees. Kui meie palume, siis palume meiega seltsis. Kui me vaid oleme, siis palume meie ees. Ja kui me vaid oleme, selle eesti keeli, jos niiviisi panelasti õpivad ja ma ka 4 klassi lõpetasin ära enne sõda, see oli kõik. Ma olen õnnelik, ma iga hommiku ja õhta, ma iga kord loen juutpalve ära ja siis edan magama. Ma tean, et Jeesus on minuga. Koolitöö Aleksandrovkas on alanud. On Tiina esimene eesti keele tund 7. klassi tüdrukutega. Aga mul on nüüd meelest läinud, mis teie nimed on? Alla. Ivan. Saša. Anja. Anja. Ja Leera läks koju, jah? Miks te eesti keelt tahate õppida? Huvitav? Huvitav. Meeldib? Ei ole raske. Ei ole raske? Kerge? Kas teil eestikeelsed laulud on meeles? Mis eestikeelsed laulud teile meeldivad? Это карандашладиком пели. А что вместе Никум? Никум. Что Никум? Peli, что мы все. Aga kas te seda... Kikilips. Sandra Seiklus filmis. Aga kas see nii kuum, see Krasnodarka laulun oskate ka või? Peas on?
Ma polnud iial päikest näinud, ma polnud omil jälul käinud, kuid siin ma üles kasvasin ja iluduseks muutusin nii kuum on Krasnodarkas. On nii kuum, see päike siin taivas. Nii kuum on Krasnodarkas. Läbi proovida ise. Sellest tuleb küll üks suur luik. Tiinal on vaja järgmiseks koolipäevaks üks paberist luik voltida. Kopi midagi. Ta nüüd tulebki. Nii, oota. Ma ei jäta, luik peab tulema. Koera. See ei tule luik. See küll ei ole luik. Ma olen pita lappaupus. No, kuidas on luik vene keeles? Tead küll? Leebed. No, üldse ei tulnud välja. No see on sellepärast, et ta see... No, ega ma proovin hiljem uuesti, küll ma saan selle luige ka. Aasta lõpus tuleb Tiina Eestisse asju ajama. Rahvastikuministri büroos annab ta üle projekti, mis peaks aitama Eestisse tulnud krimmieestlastel siin kohaneda. Krimmieestlaste mured on saanud Tiina muredeks. Mina elasin ju seal selle Pronina juures, jah. Idee projektil on neil see. Tahavad teha nii-öelda sotsiaalprojekt, nagu nad ise nimetavad. Kui sealt tulevad eestlaste järeltulijad Eestisse, kas siis proovime siia tööd saada, et siis oleks siin koha peal tugivõrgustik, mis aitaks neil kohaneda igapäevaeluga siin nii-öelda. Et sellist projekti tahavad teha. Aga võt ma ei oska, kuhu pöörduda, mis sellega edasi teha. See tundub mulle nagu see oleks peamiselt migratsioonifondi rida, sest meil on seal rahvuskaaslaste nõukogus on ju esindajad kõiksugu ministeeriumitest ja need, kes tegelevad peamiselt tagasi pöördujatega või nendega, kes tulevad mujalt siia, et see on migratsioonifond ja seal on ju ka väiksed rahad ette nähtud ja nõustamine neile, aga no see on muidugi neile, kes tulevad nii-öelda siia, et siia jääda. Pidevalt, et kui on nii sama, et õppida või nii, siis on võib-olla teised tingimused ja neid ma täpselt ei tea. Aga kuidas nende mõtte oli? See oli, et siia tulla õppima või tööle või elama? Täpselt nad teid oma need arvamused, et kui inimene tuleb siia ja hakkama ei saa, et tal ei ole raha, siis nad hakkavad jooma, kõik läheb alla ja siis nad lähevad tagasi Krimmi näiteks ja kohalikel räägivad, et näed, nii paha on siin. Et siis ei tahagi keegi siia tagasi tulla. Et nad just, et oleks süsteem, kuidas nad saavad hakkama siin. Seda on kindlasti vaja ja sellest on räägitud, aga et ressursse on vähe siiski praegu, eks, ja nagu ikka eelarvet tõmmatakse koomale ja nii, aga mõte on väga hea ja nii, et seda võiks arendada ja arutada. Mis peatüki all see oli, tähendab? Siin. Kultuur, toetus Eesti seltsile jätkatakse Jaani kiriku ehitustööde toetamist Peterburis, Krasnodarka küla, Eesti tare renoveerimist Ukrainas ja Anton Hanson Tammsaare majamuuseumi toetamist Punasel Lägedal ja nii edasi. Nii et see on kirjas, et tuleb teha ja nüüd tuleb midagi konkreetset ette võtta, sest muidu jääb ainult sõnadeks paberil. Üha areneb ikkagi. Ja muide, mõtlen, mina oma pilguga, ma vaatasin seal ringi ka,
üleüldse no kuidas inimesed elasid ja nii ja muidugi väga lihtsalt ja nii, aga siiski ma teeks seal nädala ajaga, ma teeks imed seal, tähendab, et lihtsalt kõik see koristamine ja värk ja nii seal. Ei tea, millest see tuleb, aga seal pool näeb nagu, et on mingi teine mentaliteet ja teised prioriteedid kuidagi. Tiina prioriteet hetkel on teha ära AIDSi test. Ta on küll juba pool aastat Krimmis töötanud, ent tööluba pole Ukraina riik talle veel andnud. Et seda saada, peab Tiina tõestama, et ta ei ole HIV positiivne. Lähete sinna õpetama või olete seal või kuidas? Ma juba 3 kuud olin seal. Ma tulin tagasi, et viisat teha ja viisa jaoks on vaja, et oleks AIDSi test tehtud. Ja seal on õppijaid ka siis või? 23 õpilast. Tõesti. Kommentidele jaoks nad tahavad. Mis need siis on, ukrainlased õpivad või on seal Eesti juurtega. Eesti juurtega. Seal oli kunagi Eesti küla. Ja siis on jäänud. Need on segunenud loomulikult, et küll on Ukraina tatari pered. Need räägivad ainult vene keelt. Nad räägivad ikka ukraina keelt ja tatari keelt ka. Ja eesti keelt ka mõnes peres. Mis siis olete Kiievis? Aitäh teile! Ja, palun! Kõik head! Tiina on tagasi talvises Krasnodarkas. Eesti Tares on käimas Eesti iseseisvuspäeva piduliku kontserdi proov. Anna andeks mulle, et sinardan nii vara. Palun mõista mind, minu soove. Ma tahtsin vaid sinul öelda, kõik on ilus. Ja olen kas oled minuga? Olen nagu olen, mul on sinuga hea. Tere hommikust Eestimaa, kuidas tuju end, kuidas tuju on. Tere hommikust Eestimaa. Iseseisvuspäeva puhul on Krasnodarkasse Ritale külla tulnud Krimmi Eesti seltsi esinaine Meeri Nikolskaja. Ka temal on mure maksude pärast. Ukraina riik küsib seltsilt tulumaksu, aga tulu ju ei ole. Ainutke selts, mis elab. Ja. Teistes külades ei olegi seda seltsi. Vanad surevad. Noored tulevad juurde, vanad sulevad. Ma pidin küsimagi, Aareli on vaja teatada, kas on keegi ära surnud selle ajaga. Selle ajaga vist ei ole eestlasest kedagi ära surnud. Eile ma helistasin Erich Kallingule ja ka rääkisin sellest, et meie seltsi tuleb ametlikult kinni panna, ära nagu likvideerida, sellepärast, et налоговая инспекция, kuidas eesti keeles on налоговая инспекция, ei oskagi, ei teagi. Meil ei anna elu. Meil aasta, meil minev aasta, kuule, see mis siin, see ei ole veel kõik. Minev aasta lõpus meid исключили. Из реестра неприбыльных. Ei ole miskit sissetulekut, jah? Ja. Ei, mitte sellepärast, et ei ole sissetulekut.
me olime 11 aastat, olime mittetulundusühing, nagu kõik seltsid, rahvusseltsid on, mittetulundusühing. Meid sellest registrist visati välja. Nüüd me peame maksma tulumaksu pribõl. Aga kust see pribõl on? Ma küsisin selle inspektori käest, millest? А ta mulle vastab, это нас не волнует. See ei ole nende mure. Vot nii. No, selles kuus ma juba maksin kõiksugused seal juba 35 grivnat maksin ära ja mul kirjutati välja akt штрафные санкции. 175 grivnat. Millest ma maksan? Oma taskust, sellepärast, et meil seda arvupidajad ei ole, buhalterid, kassad ei ole ja kassiiri ka ei ole, kedagi ei ole, seda ei ole, sest meil raha ei ole, käes ei ole raha. Ja pankas ka ei ole teda, sellepärast, et meil antakse raha ainult на проведение мероприятий. See on, tähendab, вот need Eesti kultuuripäevad, mis me iga aasta, iga suvel teeme, vot nende jaoks meile antakse raha. Ja raha läheb arvust, või kuidas ütelda, счета на счет, ainult dokumentide järgi. Me ei saa mitte kättegi. Me ei saa kätte seda raha. Здравствуйте, мальчики! Tere! Ой, Как она ничего? Так. Да? ...24. veebruari hommikul läheb Tiina Taresse kitarritundi. Tema õpetajaks on Volodja Pütsepp. Аккорды те же. Переписывать тебе ничего не будет. Только напиши. Если хочешь, могу написать тебе 5-я позиция вот сюда. Давай, сейчас. Эти 3 такая. 4 там аккорда. Ну да, сейчас я тебе напишу. Вот здесь в стороне просто 5-я позиция. Полесная заснеженная гладь, реку мою, легкий мороз, как хочется в сердцу бежать, обнаженные груди берез. Ах, как хочется в сердцу бежать. Eesti tare valvur Tšornõi on sattunud konflikti külast hulkuma pääsenud Dunaiga. Tšornõi peab taanduma, Dunaiga me veel kohtume. Dunai, sina lähed koju. Lapsed saabuvad tükk aega enne kontserdi algust. У кого салат здесь? Здесь надо сейчас полегче. Дай мне посмотреть. Так, теперь немного подтереть, себе вытереть, потому что что-то еще надо. Давай пудру. Да, у нас тут все принцессы. Как бы не королевы. Ну кто скажет, что нет? Ну, Ольга Степановна. Да. Добро пожаловать на концерт, посвященный Дню независимости Эстонии.
Palun tõsta hümnis. Пожалуйста, встанем для исполнения гимна. Muid ja Riim, kui kaunis oled sa, ei leia mina liialdal, sest sulle jäi. Kes elab metsases, kes elab paksu metsases, kes elab metsases, ja elab pakapiir, ja elab väike pakapiir. Ma tahtsin vaid sulle öelda, kõik on ilus, mida mõtled sa, kas oled minuga? Oled nagu oled, mul on sinuga hea. Tere hommikusest ma, kuidas tunnen end, kuidas tuju on. Нет, это Белика. Это Белика. А вот Eesti iseseisvuspäeva tähistatakse ka Aleksandrovka koolis. Toimub kõnekoosolek ja vahetunnis võib muusikat kuulata. Tiina teeb oma õpilastele Eesti-teemalise viktoriini. Kategoorii. Что это значит? Легкие вопросы. Когда? Цвета. Цвет. Цвет. Это города и животные. Птицы. Длинную. Птицы. Транспорт. И транспорт. Да. Värvid 300. Mis värvi on Eesti vapp? See on kollane ja sinine. Sinine ja sinine ja punane. Ja must. Ну, punane. Ja punane. Вот. Да, вот. 11. Linnud ja loomad saada. Millise looma skulptuur on Rakveres? Hobune. Tarvas. Skulptuur Tarvas. Mis on Eesti kõige suurem saar? Saaremaa, я первая сказала. Mis värvi on Eesti? Sinine, must ja valge. Politseiautod. Kollane ja punane. А вот valge ja sinine. Nunn, kes kannab vett. Avinur. Mustas riides. Nunn, see on Kuremäe. Kuremäe klooster. Kuremäe klooster. Jaa, just no. Koolibuss on väike, aga lapsi on palju. Sinna pääsemiseks on kehtestatud kindel kord. Bussi sisenevad esimestena kõige pisemad lapsed.
suurtel on juba jõudu, et end sisse pressida. Sergei ootab kokkuostjat, kellele selle päeva piim üle anda. Здравствуй. Здравствуй. Смотри, сколько лет. До свидания. Счастливо. Rita võtab kommikoti kaasa ja läheb surnuaiale lähedaste haudadele. Siinkandis on ilus komme kadunukestele kommi viia. See on vend. Siin on vennanaine. Siin on näha seal sild. Mine ära, tuna ei tohi. See on isa. Siin on ema. Dunai käib Rita kannul ja sööb kõik kommid ära. Peale. Matka pütta. Pea punaseks. Как лучше, Катя. Не получилось тебя как лучше. И вообще, давай прекратим весь разговор. Катя. Ну, ты это... Рита была бы... Рита была бы жива. Я говорю то, что думаю. Нет, вы просто боитесь признаться самому себе в том, что вы никакой не атеист. С чего же ты взяла? Selle aasta esimene lumi Krasnodarkas. Я про Мишу ничего не знаю. Видишь, как жизнь раскидала. Как и тебя с Игорем. Уже поздно совсем. Не пора. Külalapsed viivad Tiina kohe kelgutama, sest lund ei pruugi kauaks olla. Lastel on 2 raudjalastega kelku. Kui väiksemad lapsed kelkude peale istuvad, segunevad nende jälgedes lumi ja must muld. See on sama muld, mis nende laste esivanemad kunagi Krimmi tõi. Лише за 2199 гривень. На честь свята знижки до... Rita teeb Tiinale sünnipäevaks kaardi. Teen niisugust pildi peale, selle paberi peale niisuguse väikese sünnipäeva kaardi. Tiinale sünnipäevaks.
kingitused on juba olemas, helesinine sall ja lilleline pidžaama. Naistepäev on tulemas ja seal saab jälle esineda, tuleb vaid korralikult harjutada. Tere hommikust, Eestimaa!